Täna ma tahan sulle tutvustada üht tekstitoimetit, mille nimi on Emacs. Ei, see ei ole mitte selline Emacs, nagu ma kohe näitan ja millega nii mõnigi õpilane selle nime segamini ajab. Ja nimelt IMAX. IMAX on kino. Kino ei ole tekstitoimeti. Jätta see endale meelde. Muide, oli see vist aastal 2000, kui ma käisin ühes IMAX kinos, siis oli 1999 ja Münchenis me käisime vaatamas ühes IMAX kinos, mis selle bändi nimi oli, see We don't need no education. Ei tule meelde, nagu keele peale ei tule meelde. Nendel olid seal erinevad muusikavideod ruumiliselt niimoodi ümberringi. Mina küll mingit erilist elamust seal ei saanud, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid hoopis sellisest asjast nagu Emacs. Kohe kuvatakse selle koduleht ja siin me seda näeme. GNU Emacs, jätta meelde, nagu eesti keeles nagu ema ja pane sinna lõppu computer science, Emacs. Ma olen uurinud, millest see nimi tuleneb, aga selline ta välja näeb. See Emacs tekstieditor, näeme, et erinevad tekstiosad on erinevate värvidega. Ma küll ei tea, mis keel see siin on, parasjagu tundub nagu olevat Lisp, siin on hästi palju sulge. Ja selles konkreetses vaates on kaks osa, ma varsti räägin lähemalt, mida need endast kujutavad. Aga juba siit kodulehe avalehelt me näeme, et Emacs jookseb nii Linuxil, Windowsil kui macOSil. Seega see on platvormi ülene rakendus, me saame seda mis tahes platvormil kasutada. Siin räägitakse veel, miks ta kõike hea, mille kõige heaks ta hea on, ta oskab teksti värvida, erinevaid tekstiosi, siis tunneb ära erinevad keeled. Me saame ka juurde lisada erinevaid lisandeid. Kui me tahame, saame muuta keele kodeeringut, saame teha kõikvõimalikke teksti toimetusi siin, mis puudutavad siis sellist teksti, et see tekst näebki välja tõesti nagu tekst. Mitte graafiline tekst. Ja siin on mõningad videod, neid sa saad ise siin läbi vaadata, mida näidatakse selle kohta ja me näeme, et Emacsi versioon 25.2 on välja lastud 21. aprillil. Täna, kui ma seda videot teen, on 24. aprill, nii et 3 päeva tagasi on midagi välja lastud. Siin on öeldud, et see on mingi bugfix release, mingisugune viga kõrvaldati. Aga enne seda septembris 2016 on palju pikem nimekiri asjadest, mis siin kõik ära tehti. Ei hakka sellesse praegu süübima, vaid ma räägin hoopis sellest, miks võiksid sina Emacsit kasutada. Loomulikult sa võid kasutada mis tahes tekstieditori, minu pärast kasutada kas või Notepadi, kui sa oled Windowsi peal, aga Notepad ei värvi sul teksti ära. Kui sa oled Linuxi peal, sa saad kasutada Viid. Viil on tavapärasest erinevad klahvikombinatsioonid, aga Emacsil on ka tavapärasest erinevad ja ka Viist erinevad. Ja samuti sa saad kasutada sellist tekstieditori nagu Gedit, millel on graafiline liides. Ma vaatan, kas siin on selline asi nagu Gedit olemas. See peaks olema vaikimisi, jah, see on tekstieditorina Gedit. Tuleb siin graafilisena välja ja saad siia kohe kirjutama hakata. Ahaa, siin on ka võimalik valida, kas ta on siis plain text või on ta mingisuguses konkreetses keeles. Näiteks meie kasutatav keel hakkab olema PHP. Ja kui ma valin siia PHP ja panen siia alguse ära, me näeme juba on see tekst mitte must, vaid lilla ja kirjutan siia mingisuguse muutuja. Paneme sellele mingi väärtuse ja näeme, et kõik teksti osad on vastava värviga värvitud.
nii et Gedit saab aru, millise keelega on tegemist. Siin saame määrata, kui lai on üks tab, kas on 2, 4 või 8 ühikut, kas toimub see tabuleerimine automaatselt või mitte, kas me kasutame tühikuid tabi asemel. Ma soovitan tühikuid mitte kasutada, sellepärast et kui 2 erinevat programmeerijat näiteks tahavad sama koodi kirjutada, ühele meeldib tabi laius 4 ühikut, no ma räägin ka, mis see tab on siis. Näiteks ma teen siia ühe haru. Saaks nüüd selle siit ära kuidagi. Nii, if, ma panen siia mingisugused täiesti suvalise if'i. If true, ta läheb alati siia harusse. Siis ma tahan, et see, mis selle if'i sees on, mis iganes kood kui true, ta läheb alati siia sisse. Siis ma tahan, et see asi, mis siin ploki sees on, oleks ühe taseme võrra seespool, ta ei oleks mitte siin, vaid siin. Praegu on tab width 8 märgitud. Kui ma nüüd selle koodi pushin ülesse ja sina pullid endale selle, aga sulle ei meeldi 8, siis sa saadki endal settida, et sinul on tab width 4 ja sina näedki teda sellisena. Aga kui sul oleksid space'id siin asemel, siis sa seda niimoodi reguleerida ei saaks, vaid oleksidki ainult space'id. Ja see jääkski niimoodi. No siia proovida. Võib-olla Geditis see asi töötab, use spaces. Jah, siin see töötab, aga Eclipse'is minu teada see niimoodi ei toimi, et seda saaks niimoodi muuta. Ja pealegi ruumi võtab space'ide kasutamine rohkem. Kui sul on näiteks tab width 4 space'i, 4 tühikut siis, ja sa kasutad ühte tabi, sa kasutad ühte sümbolit. Kui sa kasutad selle ühe sümboli asemel, ühe tabi asemel 4 tühikut, sa kasutad 4 korda rohkem ruumi. Mõtle. Praegu me siin küll ei näe neid tühimärke. Siin millegi pärast ei taha Gedit ei taha seda vist näidata, aga samas Geditil on ka oma menüü, kui siia hiirega üles liigutada, siis me saame siin kindlasti midagi teha. Aga ma ei tahtnud mitte Geditist näidata, ma lihtsalt näitasin, et Gedit on ka üks võimalus, mida saab teksti editeerimiseks kasutada, seal on graafiline liides. Aga kui sa oled serveri masinas, millel puudub graafiline liides, siis unusta ära, Geditit sul ei ole seal. Siis sa saad kasutada näiteks nanot. Ma vaatan, mis mul siin selles masinas parasjagu on. Avan terminali ja vaatan, kas siin nano on. Nano on täitsa olemas. Nano puhul, kui ma tahan salvestada, siis see katus siin tähendab control glove. Mitte, kus mul see kiimon nüüd kadus. Ei ta on siin kuskil, on, nii, control glove, nii, selle control O tähendab salvestamine ja välja minekuks on control X. Okei, siin on ka mingisugused omad, ma tahan siit nüüd välja minna. Kui ma tahan viid kasutada, vii on siin ka olemas, Vim V improved. No siin on natukene teistmoodi, näiteks kui ma tahan siit välja saada, ma pean vajutama :Q ja enter. Siis ma saan siit välja, niimoodi. Nüüd ma olen 5 väljas. Kui ma tahan lihtsalt mingisuguse teksti faili sisu vaadata, siis ma kasutan sellist programmi nagu cat. Praegu siin, huvitav, mida ta siin nüüd näitab siis. Tühi fail, ma lihtsalt kirjutasin midagi ja ta kordab seda. Ma vaatan, kas siin sees on mingisugune huvitav fail. Näiteks .profile, siin sees võiks midagi olla. Vaatan, mis siin sees on ja näitab selle sisu. Midagi muuta ei saa. Cat on read only. Aga kui ma tahan midagi muuta, siis ma pean kasutama sellist teksti editori, millega ma muuta saan. Ja Emacsil muide on 2 versiooni. Üks on graafiline liides ja teine on siis see, mis jookseb otse siin terminali sees. Ja ma saan demoda mõlemat. Kõigepealt tuleb Emacs paigaldada, see on Ubuntu repodes täitsa olemas.
sudo apt install Emacs. Ja panigi Emacsi ära ja nüüd, kui ma tahan lihtsalt Emacsi lahti teha, siis ma kirjutan Emacs ja tehakse siin see lahti. Emacsi sümbol on siis selline nagu me ka siit kodulehelt nägime. Ja mida me siin nüüd näeme? Siin on 2 paneeli, on ülemine paneel ja on alumine paneel. Siin öeldakse unable to access user Emacs directory, any data that would normally be written there may be lost. If you never want to see this message again, customize the variable user Emacs directory warning. Huvitav, miks ta sellele ligi ei saa? Vahet ei ole. Kui sa tahad Emacsi kohta õppida, siis vajuta Emacs tutorial ja siis hakka kõiki neid asju kaasa tegema, mis siin on. Aga praegu ma ei hakka sulle õpetama, mis siin täpsemalt kõik on. Ma räägin sulle ainult mõningad põhilised käsud ära. Ja siin ongi näiteks, kui sa tahad sulgeda, siis vajutad Ctrl-X ja Ctrl-C. Control on siis see C-täht, on mõeldud siin. Control-klahv. Ja kui sa tahad kasutada mingit kombinatsiooni, kus on märgitud M, siis see M on mitte M, vaid Alt ehk meta. Jäta meelde, C on Control ja M on Alt. Aga ma ei taha siin praegu midagi teha, ma panen selle kinni, Ctrl-X ja Ctrl-C. Ja on olemas kinni. Nüüd ma tahan seda sama faili vaadata, mida ma enne näitasin, Emacs ja Profile. Ja nüüd, kui ma selle faili avasin, kogu see eelmine menüü, mis enne oli üleval, on nüüd siin all. Ja see fail, mille ma tegelikult avasin, on siin ülemisel paneelil. Aga kui ma tahaksin, et ainult see 1 oleks näha, siis ma vajutan Ctrl-X ja 1. Kõik need failid, mis korraga lahti on, neid nimetatakse, et nad on puhvrites. Siit me näeme külevalt buffers. Kui ma tahan näha kõiki puhvreid, see on Ctrl-X ja Ctrl-B. Ja siit ma saan siis valida neid eelnevaid ka. Ja kui ma tahan, et ainult see oleks siin näha, see teine, siis on Ctrl-X ja 2. Ai, see ei olnudki puhver. Okei, Ctrl-X ja 1 ja ma näen ainult seda paneeli, mis on number 1. Ja ükskõik, mida ma siin nüüd tahan teha, seda ma siin teha saan. Muide, see siin on graafiline liides, siin on menüü. Ja siin ma saan ka hiirega liigutada, tahan minna siia reale, siis viiakse kursus sinna reale. Arvesta sellega, et serveri masinas sul ei ole sellist mugavust, et sa saad hiirt üldse kasutada. Seega harju ära kohe kasutama klahvistikku. Kuidas minna rea algusesse? Ctrl-A. Jah, just nimelt Ctrl-A ei tähenda siin mitte select all, vaid minna rea algusse. Kuidas minna rea lõppu? Ctrl-I. Ehk siis nagu end. Mis see ei on? Inglise keeles ei oskagi öelda, nagu võib-olla tähestiku esimene täht. Samas I ei ole. Kui me tahame sulgeda Ctrl-X, Ctrl-C, C on nagu close. Kui me tahame salvestada Ctrl-X, Ctrl-S, see on siis nagu save. You remember, Jesus always saves. Ja kui ma tahan nüüd tervet seda rida näiteks kustutada, siis ma vajutan Ctrl, Shift ja Backspace ja rida on läinud. Kui ma tahan liikuda selle rea sees sõnahaaval, siis ma vajutan Alt ja F, kui ma tahan paremale liikuda ja Alf ja Go to line on näiteks Alt G. Näiteks ma tahan minna reale 4 ja ta viis mind reale 4. Nii et forward ja Alt ja B on tagasi liikumine sõnade kaupa vasakule siis. B nagu backwards. Mis siin veel olulist on? Nüüd sa tead, kuidas sulgeda, sa tead, kuidas salvestada, sa tead, kuidas liikuda sõnakaupa paremale vasakule. Ahaa, kuidas ma näiteks saan
kopeerida tervet seda mingit lõiku näiteks. Siis ma märgistan ära, kust ma tahan alustada, näiteks ma lähen siia rea algusesse Ctrl A-ga. Nii. Ja nüüd ma vajutan Ctrl ja Space. See tähendab, et ma settisin markeri. Ja nüüd, kui ma liigutan noolt näiteks alla, siis ta valibki need read välja, mis vaja. Ja kui ma olen rahul sellega, vajutan. Ei, nüüd läks liiga palju. Ja küll, proovime uuesti. Ctrl A, Ctrl A, Ctrl Space ja noole alla 2 korda, nüüd ta valis need read välja. Ja kui ma tahan nende ridadega midagi teha, näiteks kopeerides, ma vajutan Alt ja 2 V. See on kopeerimiseks. Tundub kummaline, eks ole. Alt 2 V on kopeerimine. Kuidas ma paste'ida saan? Ctrl Y. Jank. Mida iganes see jank tähendab. Aga nii see käib. Me saame natukene vihjeid nende otseteede kohta ka siit menüüdest. Aina, siin on isegi olemas kalender. Siin on olemas mis asja, holidays for year 2017. First day of Ridvan, mis iganes see on, Passover. See huvitav. Sun, moon, see on päris huvitav. Sunrise, sunset for cursor date. Okei. Nii, mis siin siis näiteks, enter longitude. No kus seda mina peaksin teadma. Okei. Nagu sa näed, siis Emacs on mitmekülgne rakendus. Soovitan seda kasutada tekstifailide muutmiseks. Ja nüüd ma tahan selle Emacsi kinni panna. Ctrl X ja Ctrl C. Nüüd ta küsib, kas ma tahan salvestada. Ei taha. Command attempted to use minibar enter longitude. What? Wrong type argument. Mis iganes. Ctrl X, Ctrl C, save file, no. Modified buffer exist anyway, yes. Ja nüüd ma olen sellest väljas. Ja nüüd ma näitan, milline näeb välja Emacsi mittegraafiline versioon. Selleks ma lähen oma serveri masinasse. SSH, Kalmerat, test, Dennis 24 EM. Nii. Ja kui ma siin nüüd tahan Emacsi lahti võtta, siis voilà. Näeme hoopis sellist asja ja hiirega siin loomulikult midagi teha ei saaks, kõik kuhu ma klikin, midagi ei juhtu. Saan ainult kasutada sõrmistikku. Vaat nii. Ahaa, undo ka üks hästi oluline asi, saad tagasi võtta. Ja see undo changes, vajutad Ctrl X ja U. No näiteks ma siin kustuta, ei, mis siis, kas ma ei saa seda... Ma ei saa seda vist, see on read only, okei. Ma panen selle kinni. Vaatame, mis siin sees on, millist ma võiksin lahti võtta. Emacs ja mis see RND on, ma ei tea. Mingi tühi asi. Nii. Niimoodi Ctrl X ja U. Ups, undo tehtud. Panen kinni. Ja olen siit nüüd välja ka. Vaat nii. See oli siis lühike ülevaade Emacsi kohta. Kui sa tahad rohkem teada, siis tee see tutorial läbi, mida ma näitasin. Ja siin on veel tour ja documentation ja ühesõnaga õpi ise ja praktiseeri, sest practicing makes permanent.